Mida see 2 aastat pakendiseaduse muudatust on tegelikult kaasa toonud, et kui palju turuosaliste seas on ausaid ja kui palju siis mitteausaid kauplejaid? No kõigepealt jah, tuleb tunnustada esile tõsta ja silitada päid nendel toidukauplajatel ja korraldajatel, kes on siis igati seadusekuulekalt käitunud, kes on teinud ka vastavad kulutused, investeeringud, nii rahalised kui ka inimressurssi, ja kui me läheme nüüd üritustele, avalikele üritustele, siis me näeme suurepärast korraldust, me näeme sellist kasutajasõbralikku, külastajasõbralikku lähenemist, me näeme nagu igas mõttes nagu eeskujulikku äritegevust. Aga eks seal, kus ikkagi liigub selline märkimisväärne hulk raha sellises teenusemaailmas, eks neid sullereid ja nupumehi, nagu öeldakse, on siin ka igasuguseid, ja nendele nupu- ja nipimeestele muidugi tuleks meelde tuletada, kes siis seadusest mööda hiilivad, tuleks meelde tuletada, et selline süsteemi petmine ei ole jätkusuutlik äriplaan. Ja see ei ole selline geniaalne mitte äritegevus, vaid see kõik on meie ausate turuosaliste petmine sõna otseses mõttes. See info liigub kusjuures korraldajate ja kauplejate vahel tänapäeval väga hästi. See liigub väga hästi, väga kiiresti, need skeemid, nipid, trikid on kõik teada. Ja mis on siin ajas, on nagu muutunud kindlasti ka see, et need samad toidukauplejad omavahel teostavad ka sellist juba nii-öelda sotsiaalset kontrolli, et kui sul ikkagi kõrval teine müüja müüb, eks ole, illegaalsete nõudega ja toimetab nii-öelda musta äri, eks ole, siis no see ajab sind ennast närvi küll, kes oled teinud kõik need investeeringud ja näinud vaeva ja kulutanud ja sealt kaudu liigub see info juba ja kutsutakse 11 korrale ja liigub see info juba ka edasi sinna, kuhu vaja, ja kui kord on majas, siis meil kõigil on ühtemoodi võrdsed tingimused ettevõtluses ausalt osaleda ja konkureerida ja kellelgi ei teki kellegi teise ees põhjendamatut turueelist, just nimelt sellepärast avalike ürituste korraldajate liit. Me liiduna peamegi seda korduskasutusnõude, turuseiret ja sellist teavitustööd nagu eriti oluliseks, et meil kõikidel oleksid võrdsed võimalused ja ausalt võrdsed võimalused Eestis tegutseda.